Krasimir Petrov tegelikult rääkis suures plaanis ära, miks võiks kaaluda kulda investeerimist, aga ta jättis ühe minu hinnangul väga olulise teema välja ja pean talle tänulik olema, et ta selle välja jättis, sest ma saan täpselt selle ära katta. Nii, nüüd peab vaatama, et kus ma edasi lähen. Tegelikult Krasimiri ettekandest tuligi see välja, et Mario Draghi, Euroopa Keskpanga president, on päris suur imemees. Ta näitas erinevate toodete või siis finantsinstrumentide tootlusi, näitas seda, kuidas turul on hinnad alla löödi ja kuidas inimesed, kellel on rahaomanikud tavaliselt peaksid teenima selle raha pealt, kuidas nad ei ole võimelised teenima, see lihtsal põhjusel, et Euroopa Keskpank oma interventsioonidega, mina kutsun seda spordimehena dopinguga on turu piltlikult öeldes ära solkinud. Ja küsimus on nii, et mis oli selle Mario Draghi poolt turule antud odava raha ehk dopinguraha eesmärk? Et kas selle eesmärk oli lühikeses perspektiivis mingit edu saavutada või eesmärk oli probleem lahendada? Ja vaatame, mis on siis see probleem, mida tegelikult selle rahaga, mida siit helikopterilt tegelikult selle naljapildi illustratsioon oli tegelikult mõeldud mitte Mario Draghile, vaid Ben Bernankile, kes siis Ameerika Ühendriikides sarnaselt Mario Draghile enne juba laenud abil või odava raha abil hakkas turgu mõjutama ja turge mõjutama. Nüüd, mida on oluline teada, et kui Euroopa Liit omal ajal loodi, siis lepiti kokku, et riikide võlakoormus ei tohi olla üle 60% sisemajanduse kogutoodangust. Miks see lepiti nii kokku? Ma ei tea, kui teil jäi meelde, siis eelmises ettekandes Krasimir ütles, et 80% on juba täielik hullumaja, 60% ei olnud mitte poliitiline kokkuleppe, nagu tihti arvatakse, et poliitikud üle Euroopa tulevad kokku ja otsivad mingit kokkuleppe kohta, vaid see oli majandusteadlaste soovitus, et kuni 60%-ni sisemajanduse kogutoodangust on võlakoormus riikide poolt hallatav ehk üldse juhitav. Nüüd, kui see Euroopa Liit loodi, siis loomulikult poliitikud, mina olen ise poliitikas olnud ja selle tõttu ei arva, et poliitikad on mingid pahasoovijad või pahade mõtete kandjad, vaid poliitikud, kes tahavad häid mõtteid teha, nemad alati on selle dilemma ees, et raha on vähem, kui neil on häid soove, mida täita. Ja selle tõttu poliitikud kipuvadki üle võimete elama. Ja Euroopas tegelikult on aastakümneid üle võimete elatud ja piltlikult öeldes see doping pidi nüüd leevendama seda probleemi, mis tulenes sellest, et oli üle jõu pikas perspektiivis elatud. Ja kui nüüd Krasimir enne ütles aasta 2011, minu arvates oli see aasta 2012, kui Mario Draghi tegi väga dramaatilise ettekande ja ütles, et tema teeb ükskõik mida, et eurot päästa. See oli see hetk, kui väga paljudel hakkas tunduma, et Kreeka ja teiste riikide kõrgetest laenukoormustest tingituna intressid läksid väga kõrgele ja ikkagi euro sattus väga selgelt 3,5 aastat hiljem pärast 2008. aasta sündmusi rünnaku alla. Ja Mario Draghi ütles siis, et ta teeb ükskõik mida, et Euroopat päästa. Ja ta võttis kätte ja põhimõtteliselt, nagu enne siis jutuks oli, lasi turul odavat raha, hästi lihtne on, hästi lihtsustatult öeldes tegelikult lasti juurde lisaraha, trükiti raha juurde, tänapäeval lihtsalt ei pea raha trükkima, raha saab teistmoodi juurde tekitada ja hakkas ostma erinevaid võlakirju, alustades siis riikide omadest, et riigid, kes oleks pidanud võib-olla oma halva finantskäitumise tõttu maksma päris kõrget intressi, tänasel hetkel maksavad nullilähedast intressi või väga madalat intressi ja selle asja eesmärk oli tegelikult riigid sellest nende endi tekitatud võlakoormuse ahelast välja mängida. Ja tänaseks hetkeks väga selge on see, et mingit võla vähendamist selle ajaga riigid saavutanud ei ole. Et siit võib nüüd vaadata, et Euroopa Liit kui omal ajal loodi, siin on veel, tuleb natuke ettepoole minna, aga lepiti kokku, et üle 60% sisemajanduse kogutoodangust võlg ei lähe. Tollal see võlg oli kaugelt, kui ma õigesti mäletan, alla 40%. Enne Lehman Brothersi kriisi ta juba läks üle 60%,
asjad käest läksidki siis, kui üle 80% juba jõudis. 2012, kui Mario Draghil nagu asi juba väga tundus, et kätest ära läheb, jõuti 90% lähedale ja nüüd on aastad siis edasi läinud. Odav raha on turul olnud 4-5 aastat. Ta on hinnad alla surunud, tähendab, et riigid, kes peaksid oma, ebamõistliku laenamise poliitika tõttu maksma kõrgeid intressi turul, sest nad on ohuallikad igale investoril, kes sinna raha annab. Mõned riigid muidugi keegi julgekski sinna oma isiklikku raha panna, aga tänasel hetkel nad saavad kõik odavat raha, nende laenud on refinantseeritud, osad laenud on turult ära viidud, on lihtsalt, tehti mingi stabiliseerimismehhanism, on sinna üle kantud, aga me näeme, et tulemus tegelikult ei ole, sellepärast, et laenukoormus on ikka selle sama 90% juures ja nagu jutt oli, üle 60 on see asi tegelikult, kui juba käest ära läheb. Ja sellega võib öelda, et see Mario Draghi poolt tekitatud dopingu raha või odav raha ei ole andnud tulemust. Ta on andnud lühiajaliselt tulemuse. Ta on andnud selle tulemuse, et inimesed, kes aastal 2012 olid mures oma säästude pärast, oma investeeringute pärast, neil kõigil on täna tekkinud tunne, et kõik on korras, et rahu on, turgudel on rahu, kõik on päästetud. Kreeka, ma ei tea, kas keegi mäletab, oli seal mingi jama või inimestel on tunne, et juba nad rabelevad välja, kõik on kontrolli all. Ja tegelikult ei ole mitte midagi põhimõtteliselt muudetud. Ainuke, mis on muudetud, et väga paljud investorid, kes olid valesti investeerinud, nemad on nüüd vastutusest vabaks saanud ja see vastutus on üle läinud. Ma julgen öelda, et keskpanga kaudu ikkagi kaudselt maksumaksjatele. Et sisuliselt mingit nagu probleemi lahendust Euroopas meie täna ei näe. Ja igaks juhuks ütlen ära, et probleem ei ole ainult Euroopa, et ma siin ei hakka kõigist paljudest teistest riikidest rääkima, aga kui Euroopa Liidu keskmine võlakoormus on kuskil seal 90 juures, siin on oluline teada, et Euroopa, on ju ka Euroopa Liidu riigid on väga erinevad, et näiteks eurotsoon, mis koosneb rohkem vanematest riikidest, nende võlakoormus on üle 90% ja siin on muidugi see trikk, et need eurotsooni riigid, kes on siis vanema traditsiooniga, nendel on laenukoormus kõrgem selle tõttu, et nad on saanud väga pikka aega juba laenu võtta. Et Euroopa Liidu liikmed, kes eurotsoonis ei ole, on valdavalt, teate, sellised riigid, paljuski, välja arvatud Põhjamaad, aga sellised riigid, kes lihtsalt veel sinna ei sobi, aga kes on 92. aastast alles põhimõtteliselt kulutama saanud hakata ja nad ei ole jõudnud end veel lõhki laenata. Et ma hiljem võib-olla mingi slaidi pealt näitan ka seda. Aga et Ameerika Ühendriigid on samasuguse probleemi 106% SKP-st, nii et see riigile kuuluvate võlgade tase on niivõrd kõrge, et sellest mina ei kujuta ette, et kuidas on võimalik üldse välja rabeleda. Ja siin on mõtleja Nassim Taleb on kunagi öelnud, et kui eraisik muutub maksejõuetuks, siis ei kandu ta võlad otse lastele. Lapsed otsustavad, kas tahame pärandi vastu võtta, kas pärandis on pluss või miinus, ise otsustame, see on nagu vaba valik. Aga maksumaksjatena ei ole kunagi kellelgi seda valiku kohta, et kas me võtame vastu või võta, halvemal juhul saavad, ütleme, meie lapsed riigi, kus on maksukoormus 120% SKP-st ja nad peavad igapäeva eluplaane tehes arvestama seda, et nad peavad seda võlga kinni maksma. Kui ei toimu üks trikk, aga sellest natukene hiljem. Õige, siit pidi määrama. Nüüd paar näidet, mis minu arvates peaks meie silmi päris hästi avama. Ilmselt te kõik mäletate Kreeka ja Küprose olukordi, kui eskaleerusid, kui abipaketid Euroopa poolt ei olnud veel kättesaadavaks tehtud, siis mõlemal pool mingil ajahetkel piirati oma hoiuste kasutamist. Piirati oma hoiuste kasutamist nii, et sul võis pangas raha olla, aga öeldi, et 300 eurot päevas näiteks või need näited, ma ei mäleta täpselt, aga need näited olid erinevad, aga põhimõtteliselt piirati, need olid küll lühiajalised, võib öelda, et läks mööda, aga minu jaoks on see juba märk sellest, et ikkagi iseenesest see sinu pangakontol olev raha kriisi hetkel ei ole sinu enda kontrolli all. Keegi, ma ei tea, hea onu ütleb, et tal on vaja
meil ei ole likviidsust, meil on vaja likviidsuse tekitamiseks hoida natuke kinni ja ütleme, et see, mis toimus seal Kreekas ja Küproses, see on minu arvates nagu veel väike näide. Aga järgmine näide on see, et kriis eskaleerub nii, et riigil näiteks ei ole mingit arvete eest tasumiseks raha. Et kujutage ette, et peaminister peab otsustama, et kas lastehaiglal on elekter või seda elektrit ei ole ja on pankade hoiused. Et ma arvan, et ükskõik kes teist, mina sealhulgas, kui ma peaks peaministrina otsustama, ma otsustaks küll, et ühiskondlik hüve on palju suurem kui iga eraisiku hüve omada midagi pangakontol. Ja selle tõttu võib alati juhtuda, et kui juba raha kinni peetakse, ühel hetkel võib seda raha mitte ainult kinni pidada, võib seda raha ka kasutada üllastel eesmärkidel. Ja mis on veel oluline, see oli nüüd Küprose näite puhul, et tegelikult kui Küprosel oli see tagasilöök, siis Küprose ametnikud töötasid, miks ma seda juttu rääkisin, Küprose ametnikud tegelikult töötasid välja juba kava, kuidas pangahoiuste kallale riiklikult minnagi. Lihtsalt vedas, et Euroopa Komisjoni juures töötasid ametnikud, kes said aru, et Euroopa Liit ei ole ju mitte 28 täiesti eraldiseisva, ma ei mäleta, tol hetkel oli võib-olla neid riike natuke vähem, aga et ei ole täiesti eraldiseisvate riikide ühendus, vaid et Küpros võib kujuneda näiteks. Et kui Küprosel sai nii teha, aga miks siis ei saa, ütleme Itaalias või Hispaanias või ka, miks mitte Saksamaal nii teha. Ja selle tõttu juhtus nii, et see Küprose ametniku poolt välja töötatud kava oma võlgade katteks natukene pangahoiusid ka ära lõigate, eraisikute pangahoiustest käib jutt, see jäi seisma Euroopa Komisjoni, kes ütles, et seda ei saa teha, sest algab üleüldine pangajooks. Sellest tegelikult natuke ajakirjanduses kirjutati ka, aga kuna see tundub nii kauge ja eemal olev, siis inimesed seda väga tõsiselt ei võta. Minu jaoks oli see näide jällegi, et kui juba Küprosel see mõte võis tekkida, kui olukord mujal eskaleerib, miks ta ei tohi uuesti tekkida. Ja kui te mäletate veel neid Küprose ja Kreeka näiteid, siis minu arvates on väga oluline aru saada mastaapidest. Et mäletate, milline jama oli õhus, kui Kreekas ikka need Tsiprase mehed või mis see partei oli, Süüritsa vist, et ütlesid jälle ei ja jälle kõik turud langesid ja kõik oli jamas. Aga vaatame nüüd natuke mastaape. Okei, Kreeka võlg on tänaseks väga kõrge, et ligi 180% SKP-st. Aga mis on oluline aru saada, on see, et Kreeka asjad hakkasid laperdama siis, kui nad olid kuskil 125-130% juures. Ja nüüd minu arvates on palju olulisem siin see tagumine number. Kreeka osakaal Euroopa majandusest on 1,2%. 1,2% selle osakaaluga majandust päästa, jah, ei käinud Euroopale veel üle jõu. Aga vaatame, kes on selles laenamise võidujooksus järgmised riigid. Järgmine on Itaalia. Tema laenukoormus on juba üle 130%. Ja palju on Itaalia osakaal nüüd Euroopa majandusest? See on 11,2%. Et minu küsimus on see, et kui Kreekaga läks nii õudsaks tantsuks, mis saab siis, kui Itaaliaga läheb selliseks tantsuks? Kui ühel hetkel Mario Draghi antav odav raha enam ei päästa neid panku niimoodi vaikides ära, vaid tarbijad saavad aru, et oot, mu rahapangas on hädaohus ja hakkavad vaikselt seda raha välja tõmbama. Kes siis sinna laenuraha annab ja mis riigid on need, kes suudavad seda päästa. Ja kui te nüüd lähete järjest edasi, siis Portugal on väike, Küprosest juba rääkisin, Belgia, Hispaania, Prantsusmaa, siin ees otsas on tegelikult ainult suured. Ja mismoodi on võimalik veel pärast Itaaliat kunagi päästa Hispaaniat või Prantsusmaad? Minu peakene seda kinni kuidagi ei võta. Nii et selles mõttes see võlakoormuse kasv on kõige suurem probleem, avaliku võlakoormuse kasv. Ja selle vastu tegelikult on ainult üks vahend ja see vahend on inflatsioon. Ja mingit vahet ei ole, kuidas seda nimetada, et rahatrükk või ma ei tea, odavad võlakirjad või see, mis selle inflatsiooni ühel hetkel ka või odavate võlakirjade muutumine kallimateks või see, mis seda nagu käivitab, see nagu jama kaasa toob. Ja siin on väga oluline meenutada seda George Bernard Shaw ütelust, et kui teil on valida nagu kulla ja poliitikute otsuste vahel, et siis tema igal juhul valib kulla, et
poliitikud võivad teha mida iganes, aga kuld ei tee. Ja ma enne juba ütlesin, et tegelikult sellest võlast, nendest suurtest võlatasemetest muud väljapääsu ei ole. No ei ole ükski riik võimeline elama näiteks 10 aastat nii, et nad tõstavad 15% eelarvest kõrvale, maksavad tagasi, kõigepealt maksavad intressid, mis oleksid objektiivsed ja õiged, ja siis hakkavad tagasi maksma ja siis ütlevad, et jah, et me vähendame pensione selle võrra, me vähendame lastetoetusi, mida iganes. Esialgu välja lubada inimestel seda raha laiali jagada, seda on väga lihtne teha. Hiljem öelda, et seda enam ei ole väga väiksest, ma ei tea, proovige pensioni 10% vähendada, ma ei tea, mis lehed teevad järgmine päev. Ma arvan, see poliitik nagu väga kaua oma päevi ei näe. Ja selles mõttes põhiküsimus kogu seda võlakoormust vaadates on minu arust see, et kas see meie tunne, mis inimestes on süvendatud Mario Draghi abil aastast 2012, et kriis on läbi, et probleemid on peaaegu lahendatud, et kas see tunne on õige või see tunne ei ole õige. Et tegelikult on väga suur probleem ikkagi see, et kogu rahasüsteem tervikuna on pandud surve alla, võlakoormused on igal pool niivõrd suured, et neid ei ole võimalik jätkusuutlikult tagasi maksta ja lõppude lõpuks ongi nii, et kui sul ühel hetkel tagasimaksmisvõimalust ei ole, siis mis siis tehakse? Algul tehakse kontrollitud inflatsiooni ja kontrollitud inflatsioon nii nagu ikka läheb käest ära, et alati inflatsiooniga on nii, et riikidel on ta selles mõttes kasulik, et poliitikud saavad painavast võlamurest lahti, laenu tagasimaksmine on hästi odav järsku ja teiselt poolt tavalised inimesed, kes ju raha ei kogu mitte selleks, et mingit heategevust teha, vaid ise ennast kaitsta, nemad saavad üldjuhul vastu pükse ja eriti vastu pükse saavad need inimesed, kes sellist riiklikku, ma ei oska siis öelda, riiklikku külvatavat usaldusväärsust ka usuvad, et tõepoolest hoiavad rahas oma investeeringuid või siis raha kaotab väärtust ja siis nad jäävadki oma investeeringutest ilma. See slaid on tegelikult aastast 2008 ja esimene see finantskriis oli siis see Lehman Brothersist alguse saanud kokkukukkumine, järgnes majanduskriis, see tuli algul ju öeldi, et väike mingi finantskuriteod on väiksed olnud ja mingi jama oli nende pankadega, kes seal hakkama ei saanud Ameerikas ja kes pankrotti pidid minema, siis ikkagi selgus, et tegelikult reaalselt tekkis täielik usalduse puudus, keegi ei julgenud enam ka majandusse raha anda, mäletate 2010-11, kui raske oli pangast raha saada, intressimäärad olid väga kõrged, riskid olid ilmselt isegi mitte nii kõrged, aga määrad tõusid ja tegelikult see kolmas punkt on nüüd see, mis Mario Draghi alustas, mis täna toimib, näiline lahendus, kõigil on tunne, et kõik on väga hea, kõik on väga ilus, Euroopa Keskpank on hinnad rahal alla löönud, raha on odav, ma ei tea, isegi vaatan eluasemelaenu ja mõtlen, et kuradi loll omal ajal sai jälle palju tagasi makstud, et oleks pidanud ikka kõik peal hoidma ja maksma, mitte maksma, ma ei tea, seal maksad paarkümmend euri kuus ja raha on käes ja mingit probleemi ei ole. Ja see, mis järgneb, on inflatsioon ja inflatsiooni õnnetus on see, et ta ei jää kunagi inflatsiooniks, ta läheb käest ära ja tuleb hüperinflatsioon ja sõber Ardo Pajula kasutas viimane kord, kui ma teda kuulasin, väljendit inflatsiooniline kaos on tulemas, nii et ja tegelikult ongi nüüd nii, et kui Krasimiri jutt ja see minu jutt nagu natukene muret tekitas, siis on mõtet mõelda kulda investeerimisse. Et need inimesed, kes arvavad, et kõik on väga ilus ja kõik need ohud on ülepaisutatud, need inimesed väga harva jõuavad üldse kulda investeerimiseks. Et kulda investeerimine ei ole, kuidas ma nüüd lühidalt, hästi lihtsalt ütlen, et see ei ole selleks, et raha juurde teha või et rahaturgudel suurt võitu saavutada. Kulda investeerimine on mõnes mõttes võrdne kindlustusega. Ehkki ma ise kindlustusse suhtun skeptiliselt, aga ta on selles mõttes, ta on kindlustus maailma rahasüsteemi riskide vastu. Ja kui te tunnete, et need riskid on õhus üleval, siis tasuks mõelda. Nüüd ma võib-olla kõige esimesena või alustuseks kullast rääkima hakates võrdlen ära kohe hõbedaga, sellepärast et me pakume investeerimiseks ka hõbedat. Eestis on hõbe tegelikult väga hea investeering sellepärast, et Eesti on ainus Euroopa Liidu riik, kus hõbedal ei ole käibemaksu. Ja pikki aastaid me
pisut kõhkleval, et kuidas see süsteem toimib, tänaseks on see Rahandusministeeriumi poolt kinnitatud, et jah, et mündid, ka mitte hõbemündid ei oma mingit käibemaksu ja selle tõttu me müüme ka väljapoolt Eestit klientidele, kes kasutavad ära seda, et kodumaal on tal 20% kallim hõbe või 23 või 25% näiteks Soomes või Rootsis ja siis käivad siit ja ostavad siit hõbedat ja saavad väga suure vahe. Aga miks mul on pandud siin see hinnavõrdlus on see, et väga tihti inimesed ei adu, et mis on kulla ja hõbeda erinevus. Kulla erinevus on see, et kui te investeerite 100 tükki või 100 000 eurot, siis te piltlikult öeldes saate, mul ei ole kahjuks siin kulda, ees seal mingid näidised on, aga saate 3 sellist plaati. 3 kilo kulda on 3 sellist, selle suurusega plaati ja ütleme, et kui te tahate ära hoiustada, siis ma arvan, et 100 000 euro ära hoiustamine kullas ei ole väga suur probleem. Kui te tahate nüüd hõbedat osta 100 000 eest, siis te saate, esiteks on hõbeplaat, üks hõbeplaat 2 korda suurem kui see kuldplaat oleks, sest tiheduse vahe on umbes 2 korda. Aga siis te lisaks saate neid 100 000 eest 200 tükki, neid 2 korda suuremaid. Et te saate põhimõtteliselt sellise kasti. Ja siis tekib küsimus, et kus sa teda säilitad, kus sa teda hoiad. Ja see on alati minu vastus inimestele, kes kõhklevad kulla ja hõbeda vahel, et ega need või ütleme ajaloolised esiisad meil ikka teadsid väga hästi, miks kulda investeerida. Miks kuld on nagu see kõige parem vahetuskaup piltlikult öeldes või vahetusraha. Sest kulla, tema füüsilised ja keemilised omadused on niivõrd head ja see väiksus. Põhimõtteliselt, kui teil on ma ei tea, 1 000 000 eurot panete kulda, siis te võite ratastega kohvriga sellega rahulikult lennukisse minna. Ainuke tingimus, et see lennukitädi ei lase teil kohvrit üle kaaluda, aga põhimõtteliselt ta mahub sellesse täiesti lubatud kohvrisse ära ja jääb veel vaba ruumi trenniriiete jaoks. Ei ole mingi küsimus. Nüüd võrdlusega edasi minnes, et nagu ma ütlesin, siis kuld on Euroopa Liidus käibemaksu vaba, on Euroopa Liidu direktiiv ja see ütleb, et nii kuldmündid alates siis või kullasisaldusega 900 ülesse poole ja aastast 1800 ja hiljem on käibemaksu vabad. Hõbeda puhul plaadid ei ole käibemaksu vabad, see kehtib ainult hõbemüntidele. Nüüd, mida peab ka teadma, et hõbeda juures on, mitte meie ei ole ahnemad, ma mõtlen vahendajad, kes kulda ja hõbedat vahendavad, aga hõbe on kallim võrreldes maailmaturu hinnaga ja võrreldes siis kulda. Ja põhjus on selles, et kulla tootmine on tunduvalt odavam protsentuaalselt, ka kulla transport on odavam. Seesama väiksus või suurus, see mängib rolli, aga lõppude lõpuks nad on selline kallihinnaline kargo mõlemad ja kui sa saadad ja see saatmine hinnastatakse, siis tuleb välja, et ühe ühiku rahasumma suhtes hõbeda transport ja töötlus on palju kallimad. Ja võib-olla ka see hinnastabiilsus, et kuld on ikkagi stabiilne suhteliselt, aga hõbe on väga järsu sellise volatiilsusega ja hinna kõikumised 10-15% lühikese aja jooksul on hõbeda puhul tavalised, kulla puhul ikkagi pigem erandlikud. Võib-olla natuke taustast ka. Suurim kullatootja tänapäeval on Hiina. Siin Krasimir ütles turud ära, ma ei hakka neid uuesti rääkima, aga selge on see, et nii need Indiad kui Hiinas riiklikult propageeritakse kulla ostmist, soovitatakse, et säilitage kuigi palju kulda. Türgi, kõik need on riigid, mis on kulla usku, et see sama abielu näide, ma olen ise käinud Türgi kullaturul, sealt ei saa siia tuua kulda, sest nende standardid on teised, seal liigub ka 995 kuld ja kui te seda Euroopas müüma lähete, siis te saate vastu pükse, aga iseenesest Türgis on kuld, nagu see kulla ostumüügi kauplemise spreed väga väike, sellepärast, et meeletud käibed on ja meeletud kogused. Ja eks see on seal ida pool, igal pool. Nüüd kaevandamine muutub üha raskemaks ja kallimaks, seda ma näitan, mul tuleb pärast slaid ja selle juures ma räägin selle juurde veel nagu, siin on üks legend, mille ma tahan kindlasti ümber lükata. Ja siis suurim kullatarbija riik on tegelikult India, et jällegi see rahvamass ja inimeste traditsioonid ja harjumus kullasse, et see on niivõrd suur. Ja
üks asi, mis kulda eristab peaaegu kõigist muudest asjadest, mis investeerimiseks sobivad, on see, et kulla maht on väga piiratud. 175 000 tonni kulda, see tegelikult tähendab ühte kuubikut 20 meetrise küljega. See on kogu maailma tänaseks teada olev välja kaevatud kuld. Ja siin on, selle slaidi peal on nüüd näha, kuidas seda aastate kaupa on järjest välja kaevatud. Viimase sajandi jooksul me oleme muidugi tehnoloogiliselt igatepidi väga palju edasi läinud ja selle tõttu siin on ka väga palju kaevatud võrreldes varasemaga. Et kulda ei ohusta näiteks selline asi, et nagu ma ei tea, aastasadu on tegelikult öeldud, et kuld kaotab varsti oma väärtust selle lihtsal põhjusel, et küllap keemikud varsti leiavad mudeli või valemi, millega siis kulda saab toota. Et ei ole seda tänini olemas ja see ei ole väga, kuidas ma siis ütlen, tõsiselt võetav legend isegi üldse kulla äris seotud olevate inimeste poolt. Mis on kulla puhul oluline, et ta ei sõltu kellegi otsustest. Et jah, et vanasti oli see legend, et kui intressimäärad tõusevad, siis kulla hind natuke kippus langema. Isegi see legend enam ei pea nagu, kuidas ma ütlen, päris ei ole enam õige selle lihtsal põhjusel, et kulla hind, see maailmaturu hind, ta juba ise arvestab neid riske kuigi palju sisse ja üldiselt viimased aastad siin on kogu aeg eeldatudki, et kohe võib võivad intressid tõusma hakata ja siis kulla hind saab sealt löögi ja tegelikult see on turul juba ära teada. Et kulla hind sõltub tegelikult turuosaliste käitumisest ja turuosalised väga paljuski ikkagi on need samad inimesed, kes kulda tarbivad. Et see ei ole nii, et kuskil keegi poliitik ütleb, et me lööme kulla hinna alla. Siin üks legend on nüüd see, et kulda saab odavalt kaevandada, aga ma näitan kulla kaevandamishindu paar slaidi hiljem ja siis sealt tuleb välja, et see ka päris õige jutt ei ole. Nüüd see kuld on anonüümne, et väga tihti mõeldakse, et mida selle all mõelda, et jah, et kullal on kui sa panga lingi kaudu ostad, siis loomulikult jääb ju maha see, et sa oled kulda ostnud, aga kulla anonüümsus on minu arvates see, et kulda sa saad säilitada nii, et tõepoolest see asukoht, kus sa kulda hoiad, see on täiesti anonüümne. Et väga paljude teiste varadega proovigi teda nii ära panna, et keegi üles ei leia. Et see on nüüd füüsilise kulla suur eelis. Nüüd väga oluline küsimus, et see on minu arvates täitsa selline ma ei oska öelda, maailmavaateline küsimus, et mina isiklikult e-kulda ei investeeri ja ei usalda. Minu arvates on loogika selles, et kui keegi tahab kullaga spekulatiivselt kaubelda, siis on e-kuld täitsa okei. Te ostad täna, ma ei tea, arvestad, et äkki tulebki intressimäärade muutus, sealt kulla hinna muutus, panustad kas tõusu või langusesse ja ma ei tea, võtad 2 nädala pärast selle võidu või siis kaotuse, kui halvasti läks välja, eks ju. Aga e-kuld ei ole minu arvates võrreldav füüsilise kullaga selles mõttes, et kui ma tahan endal julgeolekut või seda kindlustust osta, millest ma ennem rääkisin. Sest e-kulla õnnetus on see, et kui sul nüüd see jama hetk on, siis võib juhtuda nii, et sul on vastas mingid kenad mehed või naised ja ütlevad, ei, teil on sertifikaadid, need on täitsa ehtsad sertifikaadid, aga see kuld on praegu Austraalias, et lennukid ei lenda hästi ja pead ise järgi minema. Ja siis on ju nii, et teil on jälle hea tunne, et teil on paber ja soe kohe hakkab, et on olemas võimalus, aga kulda ei ole tegelikult. Et selles mõttes minu arvates selle füüsilise kulla eelis on just nimelt see, et sul on olemas reaalne garantii. Meil Davidiga on ka aastaid erinevaid variante sertifikaatidega kauplemiseks pakutud ja täitsa lugupeetavad ja kindlad ettevõtted, aga just see, et kelle uksele nad koputavad, kui mingi jama tuleb. Kliendid, ma mõtlen, siis nad tulevad koputavad Davidi uksel, küsivad, oot, et kus meie kuld on ja meie oleme otsustanud, et me seda lisariski ei võta, raha sealt saaks teenida. Iseenesest on jälle hea äriidee, et tulete raha, annate raha meie kätte, kuld jääb ka veel meie kätte, et väga hea, kui kriis on, siis ma mõtlen, et kas ma tahan teile kulda jagada või äkki lähen ära koos kulla ja rahaga ja väga tore, eks ju. Et mina nagu sellist riski või meie Davidis sellist riski ettevõtjatena ei ole kunagi julgenud võtta. Seal on käsi, et küsige vahel ära. Aga te sõjaraamatuid olete lugenud või? Sõjaraamatuid olete lugenud või? Äkki teile tundub, et te saite markade eest näiteks siis osta leiba kuskil või? Aga leiba saab väga hästi siis kulla eest osta. Aga millegi muu eest ma ei tea, mis on sama hea. Et ma olen kuulnud neid ka, kes on naljamehed, kes ütlevad, et mis ma kulda ostan, et hoian parem siis juba soolas. Aga teate, et
3 kilo ma näitasin, kui väike see 100 000 kuld on. Selle peidad ära ja mingit kulu ei ole. Aga kui sama rahast sool osta, siis pead lao ehitama, seal peab niiskus õigel tasemel. Ma ei tea, mitu protsenti kuus see kulu tuleb, mis sa selle pealt maksad. Et selles mõttes jällegi, et ajalugu on ära tõestanud, et kuld on selles mõttes nagu hea vahetusvaluutaga sellel hetkel, mis teie tõite näite. Saadki osta. Võib-olla on nii, et jälle kallis leib on, aga saad selle leiva kätte. Teine, kellel kulda ei ole, ei saagi seda leiba kätte. Ja nii, ma arvan, et sellega said põhiohud selle e-kulla kohta ära osta, et veel kord, jah, küsi. Kui palju ühe reaalse kilo kulla kohta on e-kulda turul olemas? Oi, need vahekorrad olid vahepeal meeletud, et kordades rohkem ikka, aga kuna see muutub pidevalt, siis minu arust kõige kõvemad on olnud ikka 10 kordades rohkem. Ja see on ka, siit võib ta tuua nagu ebaloogilise näite, et kas oli 2011 või? Ma võin aastaga eksida, ma igaks juhuks ütlen, et täpselt ei mäleta, aga meil oli ühel hetkel selline olukord, kus mina olen Tavidis varsti 11 aastat ja selle aja jooksul on 3-4 korda olnud meil olukord, kus me oleme enda lao peaaegu tühjaks müünud. Selles mõttes, et Tavid Alar Tammingu nagu nõusolekul hoiab kulla positsiooni umbes 550 kilo. Ja meil on selline regulatsioon, et ütleme, kui läheb alla teatud taseme, füüsiline kuld, mis meil koha peal olemas on, siis me enam klientidele ei müü. Ja meil on olnud selliseid hetki, kui kliendid tulevad, ostavad, meil on 8 riiki, igal poolt tormatakse, ostetakse, aga me ei saa, piltlikult vastu saame osta küll, aga nagu kiiresti kuld kohale ei tule, eks ju. Ja siis sellisel hetkel, see on füüsilise kulla reaalne defitsiit, tehastes on järjekorrad ja kõik, mis on loogiline. Loogiline, mida iga üks meist arvaks, on ju see, et kulla hind selle peale tõuseb. Aga mina olen näinud, et ei, preemiumid, need, ma pärast hiljem natuke räägin, aga need, mis on tootmise, ütleme see, meie müüme teile kuld pluss preemium toodet, see preemiumi osa tõuseb, me ise tõstame, sest me näeme, et klient ei suuda rahuldada, me muidu ei saa kuld asemele, aga kulla hind langeb, sellepärast, et samal ajal mingid vennad seda e-kulda müüvad ja kuna selle mõju on väga suur, siis see mõjutab seda baashinda piltlikult öeldes ja see on, ma ei tea, et ma olen mitu korda mõelnud, et tegelikult ühel hetkel võib juhtuda selline olukord, kus see e-kuld ja füüsiline kuld saavad täitsa erinevad alused üldse, sest nad ei ole, nende reaktsioonid või toimimine turul ei ole omavahel seotud. Nad on täna mehaaniliselt seotud, eks ju, aga loogika ei ole seotud. Ma ei tea, kas ma suutsin vastata, aga see on nüüd nii. Siia ma panin nüüd mõned legendid, et inimestele eriti pankades kuld väga ei meeldi, et esimene legend on, et kuld ei vii edasi majandust. Ma ei tea, minul on 4 last, et ma olen natuke kulda ostnud, et ennast kindlustada tuleviku jaoks ja neid kindlustada. Ausalt öeldes mind see, kas Eesti majandus kasvab 6% või 5% või ei kasva üldse, ei eruta selle raha eest, mis mul on kullas. Selle tõttu, et mina ikkagi kindlustan ise ennast, mitte ma ei tea, Eesti või mingi teise riigi majanduskasvu. Et sinu investeering peab sulle tootma. Peab sinu heaolu kindlustama või garanteerima. Mitte seda, et mäletan kuskil 2010 või 2011 käisin pangas ja ütlesin, et poisid, teil on jälle paha lugu, et mul on siin pensioni teine sammas, aga näed, et kõik on miinuses ja siis nad ütlesid, oi, aga majandus, see elavdab majandust, muidu oleks täitsa hukas olnud, aga ma olin küll õnnetu. Minu raha ju kasv vähenes, et mis seal nagu väga õnnelikult on. Siis kullalt ei maksta dividende, et jällegi, et minu arvates, kui oma tootlust vaadata, et siis tuleb tervikut vaadata. Ma näitan natukene hiljem ka slaide ja sealt on ilusti näha, et kulla tootlus nagu aastate jooksul keskmisena on täitsa korralik, et on seal euros umbes 10% lähedal, et kui sul on aasta tootlus 10%, et ma ei tea, et nüüd dividendi ei saa sinna juurde, et kas see on üldse määrav, et minu jaoks ei ole. See kulla tootlus on madal, saab sama slaidiga ära hukutatud. Siis see kulla kauplemise kulud on liiga suured, et vahendajad võtavad liiga palju, et võib-olla see oli niimoodi 15 aastat tagasi või nii, aga täna on nii, et kui meie spreede vaadata, siis kui keegi ostab ka ühe toote, siis nendelt toodetelt, mis on investeerimiseks mõeldud, on spreed seal 3-4% vahel. Ja see on siis, kui sa ostad ühe toote. Siis kui keegi ostab juba 20-30 toodet, siis see on 2-2,5% olenevalt tootest. Ja mingeid muid kulusid ei ole. Nii et see öelda, et ma ei tea, kui te mingi
mingis väärtpaberifondis seal osakuid hoiate 5 aastat, siis arvutage mitu protsentide sisenemisel, väljumisel ja aastate paiku välja maksate, et ma arvan, et see ütleme, et kui võtta, et keskmiselt 2,5% on spreed või 3% on spreed, et see ei ole väga palju võrreldes sellega, et ja veel kord, kui on suuremad kaubad, siis see loomulikult on palju väiksem ka. Ja kuld ei ole likviidne, et selle kohta ma ei oskagi midagi väga öelda, et jällegi 11 aastat, et meie üldiselt kaupleme selliste toodetega, mis on üle maailma tuntud ja seda hetke, et meil on mingi kuldtoode bios, millel ei oska lahendust leida, et sellist ei ole. Et hõbedaga on siin võib-olla natukene keerulisem, ehkki meie ka üldjuhul müüme selliseid tooteid ikkagi, mis on nagu turul likviidsed ja inimesed teavad, aga hõbeda puhul, mis teeb keeruliseks, on seesama transport, et transport on suhteliselt kallis ja siis ei ole nii lihtne. Ma ei tea, kui sul on 300 münti ja tahad teda Saksamaale müüa, siis see on palju keerulisem kui kullaga. Nii. Ja siis kulla, ma lubasin kummutada selle, et üks nagu selline loogik on, et keskpangad saavad nagu kulla hinda survestada, et kui nad ikka tahavad, nad saavad hinna alla suruda. Ja sellele vastu on nüüd, selle vastukaaluks on tootmishind tegelikult. Ja kui te vaatate, siis kulla tootmishind on ajast aega käinud kaasas sisuliselt kulla hinnaga. Et vahe on, kord on ta võib-olla natukene suurem ja kord on ta väiksem. Neid 2016 datat ei ole veel saadaval, kulla hind on natukene tõusuma, isegi kui võtta see aluseks, siis see vahe on ikka pisut üle 10%, et see, mis siia nüüd see tootmis nagu hind on, see on ikkagi toorkullal, et kui sinna juurde panna veel tehaste tootmised ja asjad, siis seda varu, et nüüd saaks kulla hinda survestada selle tõttu, et nagu odavalt saab kaevandada asemele, et see ei vasta üldse, ei ole üldse tõene ja kaevandamine ikkagi läheb järjest kallimaks. See loogika. Omal ajal, kui hakati kaevandama, loomulikult kaevandati lahtised ja kõige paremini kättesaadavad kohad ära, hiljem mis sa teed, sa lähed järjest sügavamale, järjest keerulisemaks, seal on, ma ei mäleta, vanasti oli, et ühest kuupmeetrist said 10 grammi, nüüd on asi nii kaugele jõudnud, et sa ei saa isegi grammi, et kõik need vahekorrad ja tasakaalud tegelikult seda hinda mõjutavadki. Ja siin on siis see slaid, mis eurodes näitab kulla hinna muutumist viimasel 10 aastal, läks üles ja see on nüüd tegelikult see koht, kus Mario Draghi ütles, et ta teeb kõik, et eurot päästa. Inimestel tekkiski suhteliselt kiiresti tunne, et turul on kõik korras, hind langes sealt 1380 juurest 900 juurde ja täna on ta uuesti 1100 euro juures, nii et on tõusnud ja eks jah, sellised tarbijate uskumised on need asjad, mis mõjutavad tegelikult kulla hinda. Ja siis väga tihti, kuna meil on valuuta vahetus, siis meil käivad ka inimesed, kes kulda investeerimisest ei ole üldse mõelnud, siis küsivad, mis on kõige parem valuuta, et kuhu ma panen, et euro on ikka täitsa saasta, kuhu ma panen. Ja siis selle vastu on üks väga hea tabel, mis näitab viimase 15 aasta kulla hinna liikumist ja tootlust. Ja siin on näha, võtame euro on nüüd see siin, ja enne ma ei eksin, ma ütlesin 10 juures, et siin, kuna kulla hind eelmine kord, kui ma esinesin, siis oli kulla hind mõned protsendid kõrgemal, ma mäletan, siin oli alla 1% miinus, siis oli tol hetkel oli 9,6 vist siin, aga et ta suurusjärk 9,4, 9,5% on siis keskmine aasta tootlus kullal alates aastast 2012. Jällegi väga kõva langus oli aastal 2013, see nüüd tulenes sellest. Minu arust see Mario Draghi kuskil suvel ta teatas sealt keskpangast, et nüüd ma hakkan tegema ja siis sügisel tulid need interventsioonid ja nagu kulla hinda see reaktsioon jõudis siis järgmisel aastal. Et tegelikult, kui ma õigesti mäletan, oli nii, et ta 2012 ka langes juba päris uljalt, aga enne ta aasta esimesel poolel tõusis, nii et tegelikult nagu ei jõudnud nii palju ära langeda, kui ta enne tõusnud oli. Ja ka muud valuutad, kui te vaatate, siis ma võin öelda, et paberrahast kõige parem valuuta on Šveitsi frank. Nii et seal on kulla hind tõusnud keskmiselt alt 7,5% viimase 15 aasta keskmisena. Nii et nagu, kui keegi ütleb mulle, et portfellis on toode, mis teenib 9,5 või ütleme siis Šveitsi frangis 7,5%, et need mul ei ole ikka dividendi, et on väga vilets, et ma ei oska sellega kaasa minna, et ma olen ise kauplenud ka muude asjadega ja 90-ndatel oli küll 10% tundus täitsa mõttetu, et siis tahtsid ikka rohkem, aga teate,
kui see 90ndate lõpupauk ära käi, pärast seda ma õppisin ära, et 10% keskmiselt on ikka väga hea teenimine, nii et ei ole nagu nii, et on vähe. Siin ongi see eelmine hind või eelmine hinna see ette jäänud. Et mis lühiajaliselt, veel kord, mina kulda investeerida lühiajaliselt ei soovita, et ikkagi pikk kindlustuse moodi asi, aga et mis siis kuigi palju võivad mõjutada, on see keskpankade tegevus, intressimäärad, aga ma enne juba rääkisin, et see on järjest vähem, tarbimine, Aasias on see ikkagi tavaprodukt, ütleme nii. Siis oli risk, et Indias taheti juveelikulla maksustamist väga tublisti mõjutada, vahepeal käisid jutud, et hakkab selle aasta suvest, siis 2017 suvest olema 10% maks, kardeti, et see on niivõrd kõrge seal, ma võin nüüd peast eksida, aga minu arust oli nii, et seni oli kogu maksustamine erinevate kahe vahendiga 2,4%, et kui ta nüüd oleks tõusnud 10 peale, siis kardeti, et äkki seal tarbimine vähendab, et see mõjutab hinda. Tegelikult nad tõstsid seda maksu suurusjärk 3% peale ja ma olen nüüd jälginud, et minu arust kuskil oktoobri seis ei ole veel, aga oktoobri lõpus viimased kätte olevad andmed, mis sealt tulevad, ütlevad, et sisuliselt ei ole muutunud, et indialasele see 0,6% punkti muutus, et see ei ole mitte midagi, et see ei ole nagu mõjutanud. Aga sellised otsused mingis riigis, kus midagi tehakse, et see kindlasti mõjutab alati. Ja veel kord, lühiajaliselt mina üldiselt kulda ei investeeri. Nüüd natukene ka toodetest võib-olla, et meie koduleheküljel väga tihti inimesed nagu eksivad sellega, et meil on seal sadu tooteid ja siis vaadatakse, et osadel on spreedid suured, et on ikkagi investeerimiseks sobilikud tooted ja näiteks sellised väiksemad, kas plaadid või mündid, need ei ole investeerimistooted. Nende mõte on see, et miks me neid müüme, on see, et kaubanduskeskusest inimesed otsivad kingitust, nad saavad kingituseks osta. Mida väiksem on toode, seda kõrgem on juurdehindlus selle tõttu, et töö ju maksab, ega väga vahet ei ole, kas sa pakid või töötled 1-grammise plaadi või 100-grammise plaadi. Ühel juhul ta läheb 36 eurosse, teisel juhul läheb ta 3600 eurosse ja selle tõttu väikestel asjadel võivad juurdehindlused olla, kui ma õigesti mäletan, kõige pisemaid münte me ostame 30%-ga, ei ole investeerimistoode, aga kui inimene kingitus tahab osta, täitsa sobilik, ilus münt on kaetud mingi pildiga ja inimesed on väga õnnelikud. Nii et kuldmüntideks, mis sobivad investeerimiseks valdavalt kaasaegsetest, on 1-untsised. Need on investeerimistooted, need on need, millest saad lahti ja kus see spreed on tõepoolest ka siis see 3,5% ja vähem. Et valdavalt on 999 proov, kõige maailma tuntum on Krugerrand, et seal on 917 proov ja nüüd kui tahaks väiksemat tükki kulda osta, siis soovitan ajaloolisi münte, seal on 5,8, 6,5 grammi kulda ja nende puhul on see, et kuna nad on 200 aastat vanad, 200-150 aastat vanad, siis see tööhind on inflatsiooni käigus ära kadunud ja nad on tegelikult võrreldavad nende 1-untsiste müntidena. Minule endale need ajaloolised tegelikult võib-olla kõige rohkem meeldivadki. Ja kuldplaadid, mis me müüme, tegelikult Šveits ei ole kullamaa, aga Šveitsi tooted on Skandinaavias, kus on võib-olla meil põhiturg, seal on väga lihtne selgitada, et sul on Šveitsi toodetud kuld ja inimesed ostavad. Ju nad ikka nagu Šveitsi kellad, et kõik teavad, et on täpne ja kindel. Ja mis on plaadi puhul väga oluline, et peab olema see LBMA kinnitus, see on nagu hea tootja ühendus ja plaatidel on kindlasti sertifikaat. Et hõbemüntidest on 1-untsised, 1-kilosed ja meil siin Eestis plaatidest ei ole mõtet väga rääkida, sest mündid on käibemaksuvabad ja plaatidel on maks peal. Ma siin pilte ei hakka vist näitama. Ja siis see hoiustamise asi veel korra, et ma enne näitasin, kui palju siis see 100 000 eest kuld on, mitte 36 000 eest, et veel kord, et see on umbes 3 sellist plaati ja selle ärapanek ei tohiks küll kellegi probleemi tekkida. Mina ise panga hoiuseife väga ei usalda, sest sinna teavad kas Andrus Ansip või Jüri Ratas järgi tulla, kui tal see lastehaigla probleem tekib ja veel kord, ma ei naera nende üle, sest kui ma oleks nende asemel ja minu kohustus oleks hoida seda piltlikult olnud ühiskondlikud heaolud, ma võib-olla seaks ise ka sammud sinna, nii et selles mõttes see on pigem, see näitab, mis valikuid peab keegi tegema ja sina kui investor pead ju sellisteks valikuteks minu arust lihtsalt valmis olema.
Aga mis te arvate, Šveitsis ei ole valitsus, kes oskab sinna tulla, et Jüri Ratas helistab Šveitsi kolleegile, ütleb, et meil siin on lastehaigla ja palun, et ole hea ja vaata Eesti residendid ja tehakse see kõne ja Eesti residendid tänapäeval kõik on väga lihtne välja võtta. Ja et ma ei taha otse öelda, mida ma soovitan, aga ma arvan, et kõik, kes tahavad, saavad aru. No, suure depressiooni all mina olen ajakirjandusest lugenud või kirjandusest lugenud, ma olen hästi suur Ameerika Ühendriikide fänn üldiselt ja ma elasin väga kibeda pettumuse üle, kui selgus, et nemad kah sunnikud, kuidas ma ütlen, nemad olid delikaatsed või intelligentsed ja ausad kapitalistliku loogikaga, et kui Nõukogude Liidus poliitikud, kui nii võib öelda, võtsid ära, natsionaliseerisid, siis Ameerikas oli kõik elegantne, öeldi, et meil on reguleeritud hind, ma mäletan, vist oli $35 untsi eest ja siis ostsid sellega, ehkki mustal turul hind võis olla, tegelik hind oli midagi muud ja osteti ära ja samamoodi seifid lahti, kõik tehti ja selles mõttes, et need näited mina isiklikult pangaseifis ei hoia. Mitte, et ükskord ma esinesin ja siis keegi tuli ütles, et kas te arvate, et pangaseifid on ebausaldusväärsed? Ei, ma ei arva, et sealt nagu ära kaup, selle kohta mul info puudub. Aga selles mõttes, et pank ei ole ju asi iseenesest, allub riigile, riigi seadustele ja kõik võib juhtuda. Ega kui hoiused haamri alla lähevad, miks siis ei või seifid haamri alla piltlikult öeldes minna? No täpselt, sellepärast nad avasidki. Ja aga seal oli niimoodi, et need, saate ise aru, kellel oli puu all, tema midagi ära ei andnud ja kuna teate, andekad inimesed ikka ju kauplevad siis, kui isegi ei lubata ja seal see hind oli hoopis teine kui see, millega riik ära ostis, mis ta ütles, et ei tohi enam kaubelda. Sealt see $35 hind tuligi. Ja siis enne lõppu üks väga kindel soovitus, et mina olen näinud meest, kes on tulnud meie kontorisse, pannud plaadid lauale ja öelnud, et ostsin Itaalias 30% alla turu. Tegelikult oli nii, et ta helistas vist ja vist helistas Alarile. Sa mäletad ka seda lugu? Ei mäleta, aga ühesõnaga oli lugu, ma mingit tausta inimese kohta ei räägi, aga helistas, me tegelikult koos kohtusin, mul on meeles, Alar vaatas ka, et kui see kõne oli, meil oli juba halb tunne, kui need plaadid välja tõsteti, teate, mina iga päev kulda võib-olla ei katsu, ma käin all seal meie seifi vaatamas küll ja näen tihti, aga seda, kui suur on kilone kang, ma tean ikka une pealt. Ja kui see mees siis portfellist tõstis, ta tõstis umbes 2 korda suuremat asja ja siis minu arust Alar oli muga koos ja mõlemad ütlesid, et oi, see küll nüüd õige asi ei ole. Ja siis ütlesid, et kuidas nii, et kust te juba teate, aga kuld, sellepärast see füüsika, ta ei saa olla 2 korda suurem, et siis ta peaks 2 kilo olema, aga temal oli täpselt kilone, aga kahjuks ei olnud seal isegi hõbedat ja et see oli mingi, ma ei mäleta, me vist, ühesõnaga selle ta käis ise ära pärast seal, mis see asutus on, proovikojas ja proovis ja kulda seal ei olnud. Ja inimene ostis, ma ei mäleta nüüd, kas oli 2 või 3, neid oli mitu ja sellepärast ma ütlen, et kulla äris sellist asja, et ma müün teile 30% või ka 10% soodsamalt plaati. Seda ei ole olemas. Ja miks? Meie ostame romukulda, Tavidi leti hind romukullal Eestis, minu arvates on 7% alla turu. Kulla äri on tegelikult väga lihtne. Selliseid kiirelt rikastumisi ja kiirelt ja hästi odavaid pakkumisi, neid asju ei ole olemas. Et sellepärast, et kui keegi ei taha näiteks Davidist ostab, siis otsige maailmas või Euroopas on neid korralikke diilereid väga palju, pöörduge sinna, ostke nende kaudu, aga ärge ostke piltlikult öeldes käest kätte. No mõnel pool tehakse selliseid müüke, et me oleme ka teinud mõnedel tootel nii, et näiteks 4 päeva me müüme fikseeritud hinnaga ja anname, aga need on erandjuhud ja uskuge, seal ei ole mitte 10% vahel, seal on, saate protsendi odavamalt. Ma ütlen veel kord, meie investeerimistooted on müügil, osad on alla 4% üle maailmaturu hinna on leti hind. No kuidas sa sealt saad lasta mingit 5 või 10% alla, sest alla maailmaturu ei müü mitte keegi. Seal oli ka küsimus.
Mina pean teile kurvastuseks ütlema, et ma ei tea, kui tihti teie kullaga kauplete või kokku puutute, mina ikka puutun päris palju, et ei ole neid palju. On vähe, aga neid on. Tähendab, ma tean, et siin hiljuti vist oli ühe Canadian Minti plaadiga oli mingi jama, et keegi Kanadas teadis, et ostis vist Royal Bank of Scotlandist ja sai vale asja, et seal ilmselgelt oli tegu telleri eksitusega, et kuidas sellised jamad tekivad, on nii, et kui keegi teller ostab, kuidas ma ütlen, kunagi kliendile müüdud toote tagasi ja saab petta. Aga selle kohta on nii, et meil on järelkontroll sellistele asjadele, väga harva mingite üksikute vanade müntidega me ka saame petta, aga me kontrollime nagu topelt üle plaatidega. Mina ütlen teile ausalt, ma ei ole ehedat kuldplaati, mis on õigete parameetritega, aga järgi tehtud ma ei ole näinud. Et plaatide õnnetus on see, et pannakse pakendi sisse, teate väiksemad, 100 grammist väiksemad on pakendi sees sertifikaadiga plaadid ja seal tehakse selline trikk siis, et pannakse nagu vale mõõtme ja sellega ja kui teller ei ole hoolikas, siis ta laseb selle läbi. Aga seal on nii, et ma võin teile öelda, et mis on põhitrikk. Kui sa võrdled igat toodet originaaltootega, siis saab kohe pettusest aru. Sest ükski, need võltsingud on mingite masinad, kas käsitsi või mingite viletsate masinatega tehtud, originaalid on headega ja võrdluses, kui võtad 2 asja kõrvuti, siis seal kriitika kohta ei ole ja selle tõttu ma ütlen, et aga ma ei tea, aastas 2-3 korda me puutume sellega üldse kokku ja tavaliselt puutume nii kokku, et see, kes meile toob, et siis tal peab politseid ka külastama ikka sellepärast, et me saame kohe aru, et niimoodi, et tal läheb pettus läbi, need on väga harvad juhud. Et selle tõttu ma võin teile öelda, et see risk on väike. Meie 8 riiki, kus me tegutseme, et tegelikult on nii, et seda ma võin teile julgelt öelda, et me olles ka Põhjamaade suurim kaupleja, et kuskil, ma arvan, 80% me müüme kaupa, mis tuleb otse tehastest. Ja siis see 15-20% on see, mis recyclime ja seal on ka nii, et väga palju sellest toodangust, mis plaatidena sisse tuleb, see läheb jälle rafineerimistehasesse, et kliendi riski seal tegelikult ei ole. Ja siin on näha natuke ettevõttest ka, et 8 riigis 240 inimest ja ma ei tea, kas see 35 on õige, või on nüüd 34, aga et on neid nagu kontoreid, mis on erinevates riikides. Ja tegutseme siis Kullapanga põhimõttel, et välja arvatud Norra, kus me oleme mingi litsentsid, aga igal pool mujal me müüme ja ostame ise tagasi ka. Ja kullaäri tihti inimesed kujutavad ette, et see on jube keeruline, tegelikult see on nagu valuutavahetus. Lepid hinna kokku, kas kannad üle või annad sularaha ja saad juba toote. Et mina suhtuks väga suure kriitikaga asutustesse, kes ütlevad, et andke raha täna, aga 6 aja pärast saad toote. Et meil juhtub ka sellist asja, aga jälle kord-paar aastas ja siis justkui on need suured nõudluse hetked, kui tehases on järjekord ja on tuttav klient, kellel me julgeme öelda, et milles asi on. Et üldiselt tavaklienti me ikkagi teenendame jooksvalt. Nii, ja eelmine aasta müüsime 3,2 tonni kulda. Klientidelt ossime poole vähem, aga valdav osa sellest oli romukuld ehk siis see ehtekuld, et mis läheb siis üles sulatamisse. Nii, et kui on küsimusi, siis minu poolt on kõik. Nii. See on ühelt Läti seminarilt on pilt, et lätlased ikka oskavad Eesti nimedega nalja teha. Nii et aga täname Meelis. Aitäh! Ai, palju õnne!